kõigile! Seega, täna meil on emadepäev. Nagu te näete, siis siin on meil aukülaline, minu ema. Tema siis täna arvab slänge. Me tegime seda aasta tagasi emadepäeval ja nüüd me teeme seda uuesti. Exciting! Ja kusjuures teeme niimoodi, et ma saan su 2 juuksesalku ära värvida siis, kui sa saad mingi konkreetse halvu nagu punkte. Ei, ma saan su kulmud ära. Ei. Üks juuksesalk, okei? Okei. Nii, hakkame pihta. Paku, mida tähendab to cancel? Tühistama. Seda kasutatakse nagu inimeste puhul. She is cancelled. Ta ei ole mu sõber enam või? Ei. Nagu internetis YouTuberite puhul. Et ta enam ei tee postitusi? Okei, see tähendab seda, et kui on YouTuber, kes satub mingisse suurde draamasse ja siis kõik hakkavad teda vihkama, oletame YouTuber valetab oma fännidele ja siis kõik on nagu, oh my god, that person is so cancelled, või see inimene on nii cancelled. Okei, jätkame. Lit. No aga äge. Jaa. Snatched. Otsetõlkes nii-öelda ära napsatud. Aga slängis? No aga siis paku konteksti. That look is snatched. Kellegi pealt kopeeritud. Ei. Või laenatud. Seda öeldakse nagu mingi laheda asjaga. Issand jumal, miks teil on nagu mingisugune miljon eri sõna? Thirsty. Janune. Proovib saada tähelepanu. Väljend bae. Kontekst. Ta on minu bae. Midagi parima sõbrataolist ta oli. Before anyone else. Tihti kasutatakse, et kirjutada oma tüdruksõpra või oma poissõpra või oma parimat sõpra. Ekstra. Ta on nii ekstra, see outfit on nii ekstra. Seda ma mäletan ka. Üle pakutud. Et on üle pakutud või? Oli hea. Very correct. No cap. Öeldakse, are you capping? Või sa oled mu parim sõber? No cap. Võiks öelda siis, kui on no cap, et siis on nagu ilma tingimusteta või? See tähendab, et kas sa räägid tõtt või mitte, et see nagu no cap on, et nagu ma nagu ausalt. Fleksima. Fleksima oli uhkeldama millegagi või? Jah. Oota, ma küsisin. Seda sa küsisid. Miks ma siis 2? Dope. Lahe või äge siis tähelikult teie kontekstis. Ship. Kedagi niiviisi shipima. Ma nii shipin teda täitsa lõpp, kuidas ma shipin teda, ta on nii lit. Ta meeldib mulle hullu pööre. Ja on küll. See on niimoodi, et sul on üks inimene, teine inimene ja sa tahad, et nad oleksid paar. Lame või leim. Nõme. Mark. Mul on nii mark häbi nagu. Jah. Egolaks. See sõltub nagu kontekstist, et egolaks võiks olla positiivses tähenduses näiteks. Et egolaks, minu ego sai hüppe sellest. Seda võib kasutada nii positiivses kui negatiivses. Sa oled hästi õigesti aru saanud. See eksisteeris ka enne sind, kalli. Sina ei leiutanud slängi. Rottima. Kedagi nagu tüssama või? Tahad konteksti või? Me rottisime need kommid ära. No, pandi pihta või? Jah. Glow up. Glow up. Glow up. I glowed up over quarantine. Oh my god, ma ei näinud teda kogu suvi. Ta on niimoodi glow upinud. Oh my god. LOL. Ehk siis... ta on suuremaks saanud ja väga ilusaks nagu muutunud selle juures. Põmst. See tähendab seda, kui keegi lihtsalt nagu kellegi nagu välimust põhiliselt või vaimselt nagu lihtsalt muutub nagu palju paremaks. Mine osta elu. No, ole normaalne. Ära räägi jama. Ära tüüta. Kõik need erinevad asjad. Ühesõnaga, saa ise oma eluga hakkama. Solve. Mingi täiega solve nagu. Solvunud. Jah. Miks te seda sedasi kasutada? Miks te ei kasuta lihtsalt nagu eestikeelselt olevat sõna? To sip tea. To zip tea. Sip tea. Võtma sõõmukest teed. Seda ka. Aga see tähendab seda, et sa to mind your own business ehk siis nagu käib mingi draamas, saad sul kõrvaliselt nagu ma reaalselt näeks neid ikoone, et siis ma saaks aru, mis
Just sipping tea. We are done. Ma loodan, et teile meeldis see video. Meil oli seda tore filmida. Mu ema sai teada slängi kohta natukene, ja slängi ilmselt frustreeris teda. Näeme järgmises videos. Tšau. Tšau. Me oleme nii lit. Me oleme nii lit. Me oleme nii lit.